kuulamast Eesti Mänguteraapia Akadeemia podcasti. Mina olen Sirli. Mina olen ikka veel Signe. Praeguseni me veel nimesid muutnud ei ole. Oleme nüüd tegelikult päris üle pika aja teie juures tagasi. Minu see vahepealne aeg on olnud ülikiire ja tegelikult ju sul ka, et sellepärast meil siin on jäänud pikem paus sisse ja hetkel on meil selline plaan, et sellel hooajal, mitte aastal, vaid hooajal jääb see meie salvestus viimaseks. Aga siis jälle peale suve tuleme teie juurde tagasi, sest tegelikult ju kõigil on kevad tegemisi toimetusi täis. Aga millest täna siis rääkida? Täna oleme mänguteraapia lainel ja mõtlesime, et räägime natuke mittedirektiivsest mänguteraapiast versus siis direktiivne mänguteraapia. Lihtsalt põrgataks mingeid mõtteid. Minu jaoks see teema on otse loomulikult sellepärast aktuaalne, et mina ju koolitan mänguterapeute ja see põhieesmärk on see, et see sõnum sellest, mis see mittedirektiivsus on ja ütleme, millised on siis selle eelised direktiivsuse ees, jõuaksid ka õpilasteni lõpuks, eks ole, et mänguterapeudid seda mittedirektiivset mänguteraapiat ka oskaks praktiseerida. Ja teisalt mulle tundub, et see ongi üks väga-väga raske asi, mida seda hoomata või lõpuks nagu mõista, sest mulle tundub, et isegi praktiseerivad mänguterapeudid, et mõne jaoks ka koolist minnes veel jääb sinna segadusi. Et kuidas sulle, Signe, tundub see teema? Mul jooksis praegu juhe täiesti kokku selle peale, et sa ütlesid, et see on raske teema hoomata, sellepärast, et ma mõtlesin, et tagurpidi, et seda direktiivset mänguteraapiat ja kuna ma ise ju vaata ei tee üldse direktiivset, siis mulle tundus, et see direktiivne justkui tundub mulle raske hoomata, et no õpetajana ma saan aru, mis sa mõtled, et ma annan ülesande ja laps täidab selle ära, ma võtan mingi terapeutilise harjutuse või mingisuguse teema ise üles ja siis me hakkame seda lahendama. Aga kuna ma nii kaua olen nüüd töötanud, nagu ma olen töötanud ja ainult mitte direktiivselt, siis see tundub nagu selline mõtteviis juba, mis on nii enda omaks saanud, et sealt midagi nagu keerulist üles leida tundub keeruline. Jah, mul on sama asi selles mõttes, et kui ma, et nagu on selline tunne, et see on minusse imbunud ja keeruline on nagu ka võib-olla vahel mõista, et kuidas nagu seda on raske mõista, aga ma näen, et seda on raske mõista. Ma tean ka, et seda on raske mõista selles mõttes, et läbi oma kogemuste ja mõeldes selle peale, et kuidas, ma mäletan, kui mänguterapeudina sai alustatud, mina ju olin nende esimeste seas siin Eestis, kui me alustasime ja siis oli ju õpe ka ainult 1-aastane. Ja ega me ei olekski osanud tol ajal nagu midagi sellist pigemat ja paremat pakkuda. Et see oli see, mida too aeg võimaldas, aga tööle minnes siis ka nagu enda sees need sellised tunded, et kui ma nüüd ei paku mingisugust tegevust välja, et kuidas see siis saab last aidata, et kuidas saab olla niimoodi, et lausa tekib nagu enda sees selline tunne, et siis ma nagu ei olegi midagi teinud. Ja teine asi, ma mäletan, minu sees olid ühed suured sellised hirmud olid seotud vanematega ja sellega, mida nemad ootavad ja et oodatakse mingisuguseid muid asju ja võt siis, kui ma teen selle mingisuguse tegevuse seal mänguteraapia ruumis ära lapsega, et siis mulle tundub, et mingi kindla eesmärgiga tegevuse, eks ole, ma ei tea, laps tuleb viha nii-öelda probleemiga või see, millega ta tuuakse, on sagenenud vihahood näiteks. Ja siis ma teen taga ühe vihaga seotud tegevuse, et siis tundub nagu ma oleks linnukese kirjas, et ma olen midagi teinud ja et ma saan vanematele öelda, et ma olen midagi teinud, aga rohkem see tuli iseenda seest. Ma ei tea, kuidas sinul oli, kui sa mõtled tagasi, kas oli sinu sees ka mingeid selliseid mõtteid või tundeid? Issand, sa tabasid mind ootamatult selles mõttes. Pole mõelnud ammu selle. Ma pole mõelnud ammu selle peale, et kuidas nagu päris alguses oli. Kindlasti oli see, et see sama ebakindlustunne ikkagi natukene, aga
mul vist seda ei ole nagu olnud, et ma pean kindlasti mingeid harjutusi tegema. Et selle protsessi käigus oli algul võib-olla see ebakindlus, et no millal me siis selle teemani jõuame, millega vanemad tulid. Et sa mõtled nagu, et laps jõuab jah, et noh, me seal koos on ju selles mõttes, et laps teeb, aga millal me jõuame, et äkki me ei jõuagi, et see hirm kindlasti oli, et äkki me ei jõuagi sinna, kuhu vanem ootab, et me jõuaksime ja selle teemani üleüldse, et me, mitte et me saaksime sellega tegeleda, aga me ei jõua üldse selle algusenigi. Võib-olla pigem oli nagu see, aga nüüd ma vist olen järjest rohkem vanematele, iga kord üritangi selgitada seda, et mida ma üldse saan siin teha ja see, et see, millega tuleb vanem, ei pruugi olla üldse see, millega tuleb laps. Ja ta võib tulla ka sama asjaga, aga see laste puhul ei pruugi olla niimoodi, et ma olen vihane, ma mängin siin sinuga vihast mängu. Et siis me hakkamegi uurima hoopis seda võib-olla, mis seal viha taga võib olla ja ta mängib kaudselt neid põhjuseid, mis avalduvad siis välises keskkonnas, kas agressiivsuse või vihana, et kas ta mängib läbi seal ebakindlust või mingit hirme. Et võib-olla see ongi see, et mida rohkem lastega töötada, lihtsalt kogemuse baasil sa saadki aru sellest, et ahaa, et selleks, et tegeleda mingi asjaga, me peamegi tegelema sellega, mis seal taga on, sest see on see, millega laps jõuab sinna ruumi. Sest tegelikult ju noh, viha, sa mainisid ka viha, ma mainisin ka viha, kõige lihtsam võib-olla võtta näitena. Ta on hea, siuke väljapaistev emotsioon. Ja teine asi, ta on hea selle põhjal näidata seda, et ta ongi ju see jäämäe tipp. Ja selleks, et noh, ja minule meeldib nagu öelda või mina kujutan viha ka sellise kuidagi nagu tunnete kogumi lõpp-produktina selles mõttes, et see viha endas kätkeb niivõrd palju erinevaid mõtteid, niivõrd palju erinevaid tundeid. Ja kui mingi situatsioon need alateadlikult või teadlikult meie sees üles kergitab, siis ta niimoodi plahvatabki. Et selleks, et tegeleda oma vihaga, ei pea ma olema vihane. Ja võt see ongi see, mis seal mänguteraapia ruumis on ka. Laps tegeleb oma eluga, oma, ma ei tea, mis iganes igapäeva tunnetega, mõtetega, kogemustega ja see juba tegelikult tähendabki seda, et ta tegelebki kõigega, mis tema elus on, muuhulgas ka vihaga. Võt see ongi see, et direktiivselt me toome sisse selle võib-olla tegevuse, et mäletad sul, seda me ei saa väiksema lapsega teha nii mina, aga et selles mõttes, et näiteks, et mäletad, et sul on ju, et sa siin rääkisid, et sul vahel viha on nii tugev, et ma ei tea, ei saa arugi, mis sa teed, et kui sa tahad teha ühe vihaga seotud tegevuse näiteks, et ma ei tea, kasutada siin paberit või plastiliini või mida iganes. Ja laps ütleb siis, et jaa, teeme ja siis me hakkame sellel viha teemal rääkima. Aga see ei ole ainult see, mille kaudu laps selle oma vihaga tegeleda saab ja mille kaudu ta endale nagu toetust saab sealt mänguteraapiast. Et jah, aga kuidas, või ütleme, ma küsin niimoodi, et nagu sa ütlesid, et sina direktiivselt üldse ei kasuta. Mul on vist seepärast, et mul on ka päris pisikesed lapsed. See ei tähenda seda, et ma ei paku teinekord midagi välja, kui laps näiteks, ma ei ütle, et kui laps midagi ei leia, sest või tegevust ei leia, see ei ole nendel hetkedel, vaid see on see, kui ma tunnetan, et ma võiksin midagi pakkuda, et võib-olla talle nagu meeldiks seda ka teha või et ma näen, et ta jääb nagu kinni sellesse, et ta ei tea, mida siin ruumis teha saab või võib, et nendel hetkedel ma pakun, aga ma ei pea seda nagu direktiivseks. Et ma ei paku jah, nende väikestega, mul on tõesti pisikesed käivad, et ma ei paku nendele välja konkreetseid emotsioonidega seotud harjutusi. Et ma saan aru, et sealt võib tekkida küsimus, aga kuidas sa siis nagu tegeled nende emotsioonidega seal üleüldse, aga need tulevadki ikkagi läbi peegelduste läbi mängu ja läbi selle tagasiside, kuidas ja mida ma täpselt lapsele ütlen nendel hetkedel. Ja me tegelemegi siis läbi nagu nende situatsioonide pigem. Võt see ongi see, et mina olen sellele oma nime välja mõelnud, mina nimetan seda kaudseks peegeldamiseks, selles mõttes, et kui me on ju kas suhtlemisbioloogias, suhtlemisõpetuses, nõustamisoskustes, terapeutilisel suhtlemisoskustes õpime peegeldamist, tunnete peegeldamist, siis see käib otseselt on ju niimoodi, et mina peegeldan sinu tundeid, sina räägid mulle millestki, mina sõnastan selle ümber, et see vist oli sinu jaoks väga raske. Tundub, et see teeb sind väga kurvaks, see on mul õigus.
või no saan ma õigesti aru, no mis iganes on ju. Et aga mänguteraapias on nii, et me kasutame seda, mis on noh, mida mina nimetan otsesest peegeldamiseks, aga me kasutame ka seda kaudset peegeldamist, mis tähendab seda, et me tegelikult ühtepidi teatud hetkedel mängus mingites situatsioonides, mingites rollides olles peegeldame seda, mis toimub meie sees selles rollis olles. Ehk me kaudselt paneme siis noh, ütleme, et me ju kui laps läbi selle mängu, noh mida iganes, me ei saa öelda seda, et iga mäng, mida ta seal selles teraapiaruumis mängib, on nüüd mingisuguse teema või probleemi lahendamine ja see ei käi tal teadlikul tasandil, et ma nüüd võtan selle mängu ja selle eesmärk on vot sellise asjaga siin ruumis täna tegeleda. Aga paratamatult me ju elame siin oma elu, meil on ka sarnased kogemused, sarnased tunded mingites erinevates kogemustes, et siis, kui mind pannakse mingisse rolli, siis see võib olla täpselt samamoodi mingisugune olukord lapse elus, kus ta on kogenud sarnast tunnet. Mitte sarnane, mitte täpselt sama situatsioon, aga see tunne, mis selles rollis tekib. Ja siis on see, et kui meid pannakse sellesse rolli, siis see võib olla ka tegelikult, noh ütleme, laps võib seal nii-öelda nagu uurida, mängida läbi neid situatsioone kaudselt, kui ta ise on pidanud sama kogema. Ja siis, kui ma panen selle sõnadesse seal, siis see nii-öelda peegeldab vot nendes olukordades potentsiaalselt ka seda lapse tunnet. Või siis noh, mänguasjade tunded on ju, mis seal mingis mängus on. Aga vot see ongi ju see, mida, noh, mis ma ütlen, et me räägime, et vot selliseid asju teeme, aga see võtab aega, et saada aru, mida see seal, noh millal, mis situatsioonis mänguteraapia ruumis seda ju teha. Ja see on pikk protsess, noh ütleks mina. Et ega teoreetilisel tasandil loed, endale tundub, et saad aru, aga alles siis, kui sa seda praktikas koged, noh siis tuleb see tunnetus ja taipamine. Ja see on nagu see, et sa hakkad erinevatest mängudest aru saama, et milline on selline nagu mänguline mäng, milline on selline väga tõsine olukord, mis võib-olla läheb mängupiiridest juba välja, et seda ei saa kuskilt selgeks justkui lugeda, et sa saad sellest töö käigus aru. Selle kohta on ka teooriat, täitsa saab teooriat lugeda, aga see tunnetus tuleb ikkagi kogemusega pigem. Ja ongi, noh, ma ütlen, et ja see ka tunnetus, et kui meil on nagu saame kogemuse sellisest pikemast teraapiaprotsessist lapsega, noh siis me saame ka aru sellest, et mis näiteks nende esimeste seansside jooksul toimub, on ju, ja kuidas see mäng, mida siis mängitakse, võib olla täiesti teise eesmärgiga kui see, mis tuleb järgmistes etappides. Laps lihtsalt tutvub ruumiga, lihtsalt üritab, ma ei tea, seal ärevuse taset on ju kuidagi kontrollida läbi nende mängude või lihtsalt on ju noh, niimoodi kompab seda, mis toimub, et jah, et see on tegelikult huvitav protsess, mida jälgida, kui niimoodi. Kui oleks vaba aega, selles mõttes, et pikk vaba aeg niimoodi jälgida, et see teraapia ei saaks ennem otsa, kui sa saad teha neid erinevates etappides, neid enda jaoks neid järeldusi ja neid otsi kokku viia. Ja vot siit minu jaoks, kui sa nüüd selle niimoodi välja tõid, siis minu jaoks mulle seostus kohe see jälle selles mõttes direktiivsuse teemaga, et miks me võib-olla veel haarame või noh, ütleme, tunneme kiusatust haarata ka nende direktiivsete tegevuste järele, on protsessi takka kiirustamine. Mis on mitte direktiivses mänguteraapias üks meie nagu baas selline väärtus, et me seda ei tee. Me usaldame seda lapse protsessi ja me seda ei tee. Et aga sellest, noh seda nagu niimoodi praktikasse panna ja selles, kuidas öelda, seda väärtust kanda seal niimoodi pidevalt võib olla keeruline. Et noh, samamoodi nagu selles, sest ongi see, et me võib-olla ei jõua ära oodata, ise enda sees on meil see selline kuidas öelda, pakilisus või et me ei jõua ära oodata, millal nüüd lõpuks võt see asi tuleb. Ja siis me võib-olla toome selle teema kuidagi ise seal sisse või jah, minu jaoks on sama nagu ma ei tea, see Branna räägib sulle või kes iganes räägib sulle oma murest ja siis sa tahad kohe oma nõuanded anda. Sa ju tead jah, kuidas sinna peab jõudma ja mis see tegelikult on ja isegi kui sul on õigus, tegelikult ju reaalsus on see, et see Branna peab ikka oma tee läbi käima ja tegema nii, nagu tema tahab.
ja ka oma vead ära tegema, on ju, selleks, et jõuda mingisuguse sellise ennast toetava lahenduseni. Mõtlesin siit edasi, et võib-olla see mittedirektiivsus seostubki kõige rohkem sellesama kontakti loomisega ehk et sellega, et me ju alustame sealt, kus on laps. Me ei saa alustada kuskilt sealt, kus teda pole ehk temast mitu peajagu kõrgemalt. Ja mõtlen, et isegi kui ma töötasin lasteaias õpetajana, ma ei saa alustada sealt, kus last ei ole. Et mingid teemad jäävad laste jaoks mingis eas veel liiga abstraktseks või kättesaamatuks. Ma pean ikkagi minema, kui ma matemaatikat õpetan, siis ma ei saa alustada liitmisest, lahutamisest 3-aastastega, ma pean alustama lihtsatest mängudest. Ja samamoodi teraapias ka, et mitte direktiivselt ma ju lähengi sinna, kus on laps ja ma justkui käin temaga kogu aeg kaasas. Ja ma ei saa temast selles protsessis ette minna, sellepärast et võib-olla täiskasvanutega, ma ei tea, ma ei ole seda teraapiat õppinud. Ma saan natuke ette minna võib-olla, et nemad oma ratsionaalsusega võib-olla natukene suudavad mulle järgi tulla kui terapeudile, aga lastega näitab kogemus, et kui ma lähen lapsest ette, siis ta võib lihtsalt minna plokki oma tegevuse lõpetada ja ta jääb maha ja siis see on see, mida me ilmselt terapeutidena ka hästi palju kuuleme, et see või teine täiskasvanu ei saanud lapsega kontakti. Aga lapsega kontakti saamiseks on jäme ots alati täiskasvanu käes. Et see kontakt tuleb luua täiskasvanu poolt ja selleks peabki minema täiskasvanu sinna, kus on laps, mitte laps ei pea upitama ennast sinna, kuhu mina tahan, et teeme nüüd seda harjutust. Ei ole tema jaoks võib-olla üldse see koht, kus ta tunneb ennast turvaliselt, mugavalt ja millest ta võib-olla üldsegi aru saab. Et ma ei alahinda absoluutselt lapsi, aga me ei tohi ka neid üle hinnata nendes kohtades, kus nende sõnavara ja elukogemus jääb meie omast ikkagi väga palju veel alla. Ja mida nende aju ei ole võimeline tegema. Just. Mis tähendab, et ma ei paku neile neid variante või võimalusi, aga kui nad ei ole selleks valmis, siis pean mina ennast korrigeerima, mitte lapsed. Jah, nii et see et need on kõik need väiksed, võib-olla, kuidas öelda, ülesehituskivid, millega me loome, eks ole, selle turvatunde. Sa ütlesid just, et nagu luua seda turvatunnet. Aga ma lisaks siia ka selle, et me loome seda, aga me peame seda tegelikult kogu selle protsessi käigus ka hoidma. Me justkui iga kord loome seda uuesti. Just seal mänguteraapia ruumis ja sellel nagu baseerubki hästi tugevalt üldse see, et see terapeutiline protsess seal toimuda saab. Ja ma saan aru, ma täiesti saan aru, ma tahan ka kiireid lahendusi, ma tahan ka niimoodi, et võta laps tee korda, on ju, aga võt siin ongi ju see, et ma vahel mõtlen, et mis siis see on, mida oodatakse, mida mina selle lapsele ütlen või teen, et tal on ju, ma ei tea, võib-olla õpetussõnu mingite asjade kohta, loenguid peetud selle kohta, kuidas peab ja mis võiks olla 100 erineval moel, ma ei tea, õpetajate poolt, on ju, vanemate poolt, kelle iganes poolt, on ju. Ja siis, kui laps tuleb minu teraapiaruumi ja ma lähenen lapsele teistmoodi, et siis mul vahel tekib küsimus, et mis te siis tahate, kas te tahate, et ma räägiks talle täpselt neid samu asju, mida teie juba olete rääkinud, aga mis ei ole toiminud. Et kuna need ei ole toiminud, siis ja sellisel moel on ju lapsele last aidata või toetada, et siis proovime teistmoodi, proovime natukene teiselt tasandilt. Aga jah, et kuna mulle tundub, et me oleme mis iganes põhjustel me oleme kuidagi hakanud siin, ma ei tea, arvama, nagu ma mõtlen üldiselt nagu inimkonnana, et kuidagi me teame täiskasvanutena kõige paremini, mis on lapse jaoks nagu hea. Otse loomulikult vanematena, ja me vastutamegi laste heaolu eest ja meie ülesanne on toetada neid ja vajadusel piirata ja ma ei tea, suunata õigele teele, kui see vajadus tekib, et see ei tähenda seda, et me ei peaks seda tegema. Aga kuidagi nagu jah, see arusaamine, et kui mina ütlen lapsele, kuidas on õige, siis see ongi see, mis lapse nagu kuidagi
õigele teele suunab või aitab, aga vot päris elus ei ole niimoodi. Et seal nagu üldse selleks, et mingisugune muutus kellestki toimub, tuleb alustada aktsepteerimisest, mõistmisest ja võib-olla loobuda sellest mõttest, et laps peab muutuma. Et alustame hoopis sealt äkki. Või mis sa arvad? Ma proovin järele jõuda su mõttele. Äkki oli liiga segane. Ma mõtlen lihtsalt, kõik mänguterapeudid, kes kuulavad, ilmselt kohe saavad aru, kellest ma räägin. Ma mõtlen Davidi koolitusele autistlike lastega, et tema kuidagi nii ilusti ütles, et tema rääkis ka sellest lapse juurest alustamisest, aga kuidagi tema sellest koolitusest jõudis minuni see nagu tunne, seda mõtet ma teadsin ammu, aga just see tunne, et igal lapsel on justkui see oma tee ja need pisikesed asjad, mis nagu muutuvad, ongi edusammud, aga need ei muuda selle lapse selles mõttes teed, et ma ei anna sealt kedagi uut välja. Et tema jääb ikka temaks endaks. Et siuksed nagu lihtsad näited võib-olla, et kui sul on, tema töötas autistidega, et tema näide oli see, et pilte joonistada lastega koos. Ja kuidas nad algul ei leppinud lapsed see laps ei leppinud algul sellega, et tema lapse pilti vaadatakse. Rääkimata sellest, et nad võiksid ühel paberil mingisugust pilti luua. Et siuksed nagu väiksed asjad, et ta lubab seda pilti vaadata, ta lubab sinna juba juurde joonistada, aga see juurde joonistamine tuleb võib-olla 2 aasta pärast, aga see ei muuda seda, kes see laps on, et ta võib-olla mingis osas muutub paindlikumaks oma nendes asjades, aga teises osas jällegi mitte. Ma rääkisin vist ka natuke segaselt, aga just see jah, et võib-olla me peame korrigeerima oma ootusi, mitte korrigeerima neid lapsi nii palju, mis ei tähenda, et me ei toeta neid asju, milles on lastel abi vaja ja ka see eesmärk on ikkagi see, et ma ei anna siit uust last selleks, et teil oleks lihtsam, vaid selleks, et temal oleks lihtsam selles maailmas hakkama saada. No mina kuulasin sind läbi oma selle muutuste mõtte ja siis mulle tundus loogiline, mis sa räägid. Võib-olla me lähemegi oma mõtetes mingitesse, ma ei tea, mis filosoofilistesse kõrgustesse ära, vähemalt enda arust. Ja siis need mõtted kuhugi kaovad, aga ega see ei tähenda, et meie mõtted nüüd siin need kõige õigemad mõtted oleks. Aga jah, ma selles mõttes, ma nõustun sinuga ja nõustun 100%, et vahel võib see olla väga keeruline mõista, et mis mõttes me ei muudagi, et mis mõttes siis üldse seda teraapiat vaja on, kui me ei lähe midagi muutma. Aga ma ütlen jälle, võtame täiskasvanute näite, et palju kordi te olete oma partnerit proovinud muuta, mingisuguseid, ma ei tea, tema harjumusi või ütleme isiksuse jooni, võimatu. Isiksuse jooni sa ei saagi muuta, need on need, mis on kaasa sündinud, mingid isiksuse omadused. Ja otse loomulikult me saame muuta oma suhtumist, me saame muuta ja oma suhtlemisviisi näiteks on ju ja nii edasi, kui me seda tahame, aga seal peab olema see enda tahe. Keegi ei saa väljaspoolt seda nagu sunniviisiliselt sinus tekitada seda tahet. Ja pigem on ju niimoodi, ma arvan, et siin võib-olla kõik ei nõustu, aga osad ikka vast nõustuvad sellega, et mida rohkem keegi näiteks on sulle loenguid pidanud ja rääkinud, kuidas sa pead muutuma ja midagi teistmoodi tegema, siis seda suuremaks läheb ka see trots selle muutuse ees sinu sees ja sa põhimõtteliselt ei tee seda sellepärast, et keegi on ju kuskilt leiab, et sa pead seda tegema. Ehk et kui nagu sealt lasta nagu see surve ja sund lõdvemaks, mis iganes on ju valdkonnas, siis on ka suurem tõenäosus, et see võib-olla soov ja tahe muutuda tuleb selle inimese enda seest. Aga kui me lähme juba selle inimesega suhtlema või tegema midagi selle eesmärgiga, et ta muutuks või midagi muutuks, siis ta ei ole enam nagu seda aktsepteeriv, et kuidas seda öelda, see juba loob eelduse, seal on juba mingisugune on ju selline alateadlik soov ja me võime öelda kõike nagu
no raamatu järgi õigesti, aga see teine võib selle soovi sealt ikkagi tagant välja tajuda ja siis me pärast mõtleme, aga miks ei ole toimunud midagi. nii et ta on jah, jälle selline luba ja lasta nagu või aktsepteerida teist inimest sellisena, nagu ta on, ka kõikide nende vigadega ja mitte minna midagi tegema sellepärast, et toimuks kindel muutus. väga raske. teraapias laps tuleb sinna ja siis sa ütled, et me mitte midagi toimuma ei hakka, mingeid muutusi, no ei pruugigi tulla. väga paljudel erinevatel põhjustel ei pruugi tulla, onju. aga vot seal ongi ju, tuleb teine aspekt mängu. et meie sees, kõikide sees on tegelikult, ütleme, selline soov ja tahe, mitte 100% võib-olla kõigi sees, aga valdav enamasti teha ikkagi teistele inimestele nagu head. me tahame olla teiste poolt ka aktsepteeritud grupis ja nii edasi ja see tahe ka nagu panustada teiste heaollu. ja meie sees on olemas võime, no see on ka see, on ju, mida me seal humanistlikus suunas, kui me inimestega läbi selle tegeleme, usume sellise baasväärtusena, et inimese sees on võime ise hinnata enda nagu seda, kuidas öelda siis endas nagu neid selliseid ka väärtusi, käitumisviise ja vajadusel teha ka muutusi, kui ta seda teha tahab, on ju. et siis, kui me usaldame seda, et inimese sees on see soov, tahe ja ka teadmised olemas selles, kuidas nagu kõige paremini iseennast aidata ja ennast toetada, et siis me võib-olla saame lihtsamini minna lasta sellel soovil muuta teist inimest. Ma ei tea, kas see nüüd oli loogiline asi. Ma mõtlesin väikeste laste peale, et seda me ilmselt, mis sa rääkisid, ei saa päris väikeste laste puhul oodata, et see on nende jaoks tuumafüüsika. No ja rääkida neile kindlasti. Et väikeste laste puhul ongi lihtsalt ju jällegi täiskasvanud need, kes peavad olema seal toeks ja abiks ja aitamegi üles leida lapses endas ka selle enesekindluse, selle eneseteadlikkuse ja see ongi see, millega me nagu tööd saame teha. Tahtsin midagi veel öelda. Vot nüüd enam ei mäleta kuidagi nagu selle kohta, et tundub et nagu midagi seal ei teekski, aga tegelikult teeme ikka küll. Lihtsalt võib-olla, ma tahtsin öelda selle kohta, et miks vahest tundub, et muutusi ei ole või et äkki nad tulevad liiga visalt, et laps ei viibi isoleeritult ainult mänguteraapias. Et me peame kogu aeg arvestama ka kõigi muude keskkondadega, kus laps viibib. Ja see on ju üks mänguteraapia üleüldse siuke kuldreegel, et muutused ei toimu, kui keskkond ümber ka ei muuda iseennast. Et kui keskkonnas midagi ei muutu, et kui laps viibib edasi kogu aeg kriisis ja ta on mänguteraapias, siis me saame lihtsalt pakkuda talle seda kohta, kus ta saab ennast korra nädalas tund aega tunda teistmoodi. Aga samal ajal kogu see ülejäänud elu kestab ikka selles kriisis edasi, et siis see mõju ongi tibatilluke. Ja seal ongi see küsimus, mis mõju, mida me ootame sellest mõjust? Et laps enam ei oleks selle kriisi tõttu ja stressis. Et laps ei tunneks ennast halvasti enam. Vaatamata sellele, et ma toon lihtsalt nüüd selle näite, mis minu hinnangul on mänguterapeutide kuidas öelda, tööpõllul nagu kõige keerulisem olukord, kui kaks vanemat on omavahel väga nagu raksus ja kohtus käivad ja maadlevad siis lapsehooldusõiguse pärast ja mille iganes pärast veel ja sinna vahele on kistud nii laps kui ka lõpuks mänguterapeut. Et siis, kui mõelda selle peale, et sul on, laps on ju, kelle jaoks tema kaks vanemat on maailma naba ja kõige olulisemad inimesed siin maailmas. Ja tema on seal vahel. Ja ükskõik, isegi kui see ei ole nii äärmuslik see vanemate vaheline selline suhe, siis igasugused vanemate vahelised sellised pinged ja püsivad pingeseisundid, lapsed ju tajuvad neid. Jumal, me tajume inimestena seda, kui me astume ühte ruumi sisse ja seal on parasjagu olnud kaks inimest on seal, nad naeratavad meile, aga me saame aru, kui nad on vahetult enne tülitsenud. Me saame aru, see õhk on paks nii-öelda ja me tunnetame selle ära. Ja kujutate ette, ükskord kellelgi on tüli, aga kui sul on nagu kogu aeg see seisund,
ja see laps on ju seal sees. Ja nüüd on ju täiskasvanul võib-olla on võimalus vähemalt eemalduda sealt, minna ära, aga ka täiskasvanu sellises olukorras, kui tal on väga raske stress ja pikaajaline stress. Ma ei tea, nutame, meil võib olla olukord selline, et me ütleme teistele halvasti, sest me enam ei suuda, on ju, mida iganes, kuidas me siis reageerime, vihastame kergemini, on ju. Aga nüüd, kui laps seda teeb ja näitab välja oma käitumisega, emotsioonidega, et tal on raske, siis nüüd me ootame, et mine teraapiasse, tehke ta korda niimoodi, et enam ei oleks selle olukorra pärast on ju stressis ja pahane. See on ebareaalne. Ja siin ei ole vahet, kas on direktiivne või mitte siin direktiivne. Siin ei ole üldse vahet, mis teraapiaga tegemist on. Ja seda turvatunnet ju võiks pakkuda lapsel, ütleme seda, mida teraapia võiks nagu luua, on ju, seda kontakti, seda sellist turvalist keskkonda, seda ju, mina eeldan, et iga, psühhoteraapia suund või teraapia suund võiks nagu ju neil võiks see olla eesmärgiks või ma arvan, et see on eesmärgiks. Et see on lihtsalt ebarealistlik seal midagi muud tahta sellest lapselt. Ja võt siis ongi see, et see, nagu sa ütlesid, et see 1 tund nädalas siis annab lapsele lihtsalt selle võimaluse võib-olla mingisugusel hetkel, mitte seal, vot jälle nüüd me mõtleme, et teraapias laps tegeleb analüüsi. Seal ei toimu sellist analüüsi. Ta võib-olla saab seal olla tavaline 4-aastane. Ja lihtsalt unustada selleks tunniks ajaks ära. Ja mitte üldse tegeleda. Selles mõttes selle teemaga, et ta seal midagi nii-öelda lahendaks, vaid et ta näiteks me annamegi talle selle võimaluse, et ta saab selleks tunniks ajaks ära unustada selle. Ja mõelge selle peale, mida stress teeb ka, igalt poolt kuuleme tänapäeval, kuidas stress on väga paljude haiguste on ju vallandaja ja kuidas meie inimesed on ikkagi nagu stressi poolt ülekoormatud nii-öelda, on ju, et stress tapab inimesi, piltlikult öeldes, võib-olla ka teatud hetkel otseselt. Aga selles mõttes otseselt, et sellel on mingisugused raskemad tagajärjed, et kas inimene paneb endale käe külge või tõesti avaldub mingi haigus tänu sellele, mis võib-olla ilma selle stressita oleks avaldunud. Ja kui nüüd me teame, et stress on niivõrd nagu raske koorem, krooniline stress kehale ja tegelikult lapse nagu selline taastaja on see vaba mäng, ka tema sellise, ütleme, vaimse tervise toetaja on see vaba mäng, on ju, ja üldse tema nagu arengu toetaja igas aspektis. Et siis, kui tal ka selle jaoks neid võimalusi ei ole, kui ta saab ühe sellise, kas või 1 tunni nädalas, siis kuivõrd oluline tund see seal nädalas tegelikult on. Ja me ei pea seal otsima mingisuguseid nüüd ma ütlen, ja nüüd mõelge selle peale, et siis te lähete, täidate selle tunni nende asjadega, mida teie tahate, et laps seal teeks. Et jah, aga jah, kuidagi vahel on meil raske seda mõista ja ma saan aru nendel vanematel selles olukorras, kus nad on, võib ka olla raske mõista neid asju. Vahel on mänguterapeutidel endilgi raske mõista, et kuidas, nagu sa alustasid, vaata sellest, et kas sul mänguterapeudina on olnud see hirm, et sa ei vasta ootustele, kui sa oled mitte direktiivne. Et see hiilib igalühele, sest et ma olen ikkagi mõelnud selle peale, et kui väga me ikkagi oleme keskendunud nendele jälgitavatele tulemustele või hinnatavatele tulemustele, käega katsutavusele või nähtavusele, et kohe et sa pead nagu, sul on kunstitund ja see on toimunud ainult siis, või kunstitegevus lasteaias, see on toimunud ainult siis, kui sul on pildid seinale panna. See, kui on kunstitegevus selline, kui sealt ei ole valmis tulemust, siis justkui seda ei olekski toimunud. See, et ma õpin 3-aastastega matemaatikat läbi mingisuguse täiesti mängulise tegevuse, me teeme munajooksu, viime pessa munasid. Et te ainult mängite, et te tegelikult ei õpi matemaatikat. Ma tahaks juba matemaatikat, ma tahaks arvutuslehti, siis ma näen, et kas see on õige või vale. Ma mõtlen neid nähtavaid tulemusi. Kas või kirjanduse lugemine, et me ei näe selle tulemust kohe, me ei pruugi mitte kunagi aru saada, et inimene mõtleb nii, nagu ta mõtleb tänu sellele, et ta on palju raamatuid lugenud ja teatris käinud.
sest ta ei ole käega katsutav ja koheselt mõõdetav. Et me oleme nii harjunud, et kõik asjad on koheselt mõõdetavad, et see, et me ei näe ja ei saa mõõta, võib-olla ajabki natuke segadusse ja siis tuleb kogu aeg. Ma ütlen, et konkreetselt mõõta. Sest tegelikult me ju mänguteraapias saame tulemust hinnata. Ma ütlengi seda, et me ei saa seda selles mõttes nagu mõõta, et me ei saa seda paberile kuidagi selliselt panna, et me ei saa skaaladesse seda panna või me ei saa hinnet panna nende asjade. Sest meie ju ei tee seda, me ei hinda mingisuguste, see ei olegi meie ülesanne on ju ja seal mitte direktiivsusega kaasneb see, et tõesti, et kes iganes lapse ümber võivad arvata, et võt selle teemaga peab laps seal ruumis tegelema, aga lapse jaoks see ei ole probleem, see on täiskasvanute jaoks probleem ja tema tegeleb mingite teiste teemadega. Et siis me ei tee enne mingisuguseid selliseid hindamisi läbi, et ma ei tea, kui suur on sinu stressiskoor või depressiooniskoor ja siis me teeme teraapia lõpus uuesti. Ega sa julged midagi teha või ei julge, et kuidas sa nagu me ei tee küsimustikku, aga vaatame kogume infot vanematelt. Aga ma mõtlengi, et me ei pane sedasi, et laps tuleb, et ta ei julge üksi vetsus käia, nüüd me teraapia lõpus ei küsi, et kas ta julgeb üksi vetsus käia, et me arvestame ka nende asjadega, mis sealt kõrvalt tulevad, vaata, et need väiksed sammud, et ta küll vetsu üksi ei lähe, aga ta julgeb juba nagu seda asja teha, et need on nagu, aga nad, kui nendele tähelepanu ka ei juhi, siis nad ei ole nagu ikkagi ma ütlen, et see ei ole nagu niimoodi mõõdetav, et sa saad need panna kuskile numbritesse või nagu kuskile tahvlile üles, et nüüd me oleme selle saavutanud. Ja selle saavutamisega või selleni asjani jõudmisega võibki olla, nagu sa ütlesid, et võib-olla ta ei jõuagi sinna ja siis me teraapia käigus saame aru, et me ootamegi sellelt lapselt midagi, milleks ta ei ole arenguliselt valmis, võib-olla ta iseloom ei ole selline, et ongi see, need ei ole tema omadused, mida me temalt üleüldse nagu ootame. Ja me ei ravi ATH-d, me ei ravi autismi, me ei ravi mingisugust, ma ei tea, psühhiaatrilist on ju diagnoosi muud, et seda me ka ei tee, et tõesti me oleme pigem selline, lapse psühhosotsiaalse heaolu toetajad nii-öelda ja toetajad ka siis muidugi, kui on juba nagu on mingisugune diagnoos nii-öelda, näiteks kui ka laps on saanud depressiooni, siis ikkagi läbi mängu me saame teda toetada, aga see ei tähenda, et meie ainsana oleme need kõikvõimsad või meie tegeleme depressiooniraviga. Selle jaoks on hoopis teised teraapiasuunad ja teised inimesed. Ja mis ma mõtlesingi, vaata ongi see, et kuna me ei anna nagu direktiivseid harjutusi, siis me ei hinda seda, kas see on ära tehtud. Et ma mõtlesingi seda, et see võib ajata segadusse, et mis me siis üldse seal teeme. Et aga need ongi nagu need pisikesed asjad, mida me seal märkame. Ma ütlen pisikesed, aga nad on olulised asjad ja lihtsalt, mis ma ütlen pisikesed, sellepärast, et see ei ole see suur pall, millega alguses tullakse, need on need osad, millest see pall koosneb ja me justkui nagu hakkamegi lammutama seda suurt asja ja vaatame, et mis selle viha sees siis on, et mis selle ja selle asja taga seal veel on, ja seda ju ka koostöös vanematega ja mul on eriti hea meel, kui mingil hetkel tuleb vanem ja ütleb, et me näeme, et see asi on nagu paremaks läinud või mingi, et me oleme jõudnud sinna, kus me tahtsime ja siis vanema see tagasiside on. Aga ma arvan, et see võib olla arenguline. Tegelikult see ka, et me tegelikult ise tegime sellega palju tööd. Ma ei tea, kas mänguteraapia aitas. Mul on sellepärast hea meel. Muidugi ma saan aru, et see kõik kokku aitaski. Aga just see, et üks eesmärk on ju kogu aeg see, et me nagu anname lapsele endale ja vanematele endaga hakkama saamise jõu tagasi. Ja see usk, et me tegelikult saime ise. See on nii oluline. Ja samamoodi lapsega, sind kuulates ma mõtlesingi seda, et see väike, aga tegelikult see on nii suur ja siin minu jaoks tulebki jälle, laps tuleb ärevuse sümptomiga, on ju. Ja nüüd ongi direktiivne. Hakkame tegelema, võtame on ju seal selle nüüd ärevuse teema. Räägime ärevusest ja siis hakkame sellega tegelema direktiivselt. Versus, mis on ärevuse taga? Kas ärevuse taga on näiteks enesekindlus? Madal enesekindlus mingisugustes situatsioonides, on ju. Kas võib-olla seal on kaotatud kontrollitunne seal taga, on ju. Mis juhtub kriisimomentidel mingites olukordades meil elus, on ju. Aga ta võib olla ka
noh, üldse mitte mingisugusest, ma mõtlen, mitte mingisugusest nagu kriisist otseselt tingitud, aga lihtsalt selline elu paratamatusest tingitud mingi sisemine on ju selline tundmus või. Ja see, mida see mänguteraapia ruum annab, väga edukalt enesekindluse toetust, eneseväärtuse taasleidmist, seda tunnet, et ma olen midagi väärt, minu otsused lähevad korda, ma võin otsustada, ma võin teha valikuid. Minu valikutel tegelikult on mingisugune ka selline, väärtus on ju, ja kontrollitunne. Millegi üles on see, mida meil on vaja selleks, et me saaksime inimestena üldse eksisteerida. Ja see tegelikult ju tulebki sealt, vähemalt minu jaoks, kindlasti on teistes teraapiates teised suunad ja teised eesmärgid ja teised põhimõtted, aga see, miks me teeme seda mittedirektiivselt ja miks see nagu toetab kõike seda, mis sa just välja tõid, ongi see, et me ei lähe seal lapsest ette. Et ma olen justkui nagu vari ja ma nagu toetan seda last sealt nagu tagantpoolt, et tema saab need otsused teha, tema saab need asjad läbi katsetada, et ma ei tee tema eest midagi ära ja ma ei oota temalt midagi, milleks ta veel ei ole valmis. Ja läbi selle ta jõuabki nagu sinna, et ahaa, et see, mis ma olen, ongi see, mis on minus väärtuslik ja see väikeste lastega ka see, kuidas see nagu töö käigus nagu tuleb see enda kohta see kõne, ma sain sellega hakkama, ma tegin seda täitsa ise ja nad ütlevad selle välja. Et kuidas see nagu kõne enda kohta hakkab siis kujunema seal teraapiatoas. Ja ma võtaks jälle selle ärevuse näite, on ju, et kui sa tunned ennast kindlalt iseendana, aktsepteerid ennast ka sellisena, nagu sa oled ja tajud läbi teiste seda, et sa oled väärtustatud, siis sul on lihtsam hakkama saada ka nendes situatsioonides, mis potentsiaalselt on ärevust tekitavad, on ju. Et sa julged siis võib-olla enda seisukohti öelda, sa julged öelda välja ka võib-olla seda, kui sulle miski ei meeldi. Sa julged võib-olla julgemini astuda teiste inimeste sekka või teiste ette, kui sa tunned, et sa oled midagi väärt, sinu mõtted on midagi väärt, on ju. Ja samamoodi ka see luba eksida, see on ka see, mida meie mänguteraapia ruum toetab, et ta tegeleb nende teemadega, mitte ruum ei tegele, aga ütleme, et see ruum võimaldab tegeleda nende teemadega, aga teisel tasandil. Nagu mäng tegelikult üleüldse, ka siis, kui nad lapsed ju omavahel mängivad, kas või need asjad, mis, kuna meil on selline aeg praegust, et nad saavad ikkagi väga vähe mängida niimoodi, et keegi täiskasvanuid neid ei reguleeriks, siis jäävad ka vähesemaks need mängud, mis ei ole nii-öelda lubatud või kindlate täiskasvanute jaoks aktsepteeritud, vaata. Ma ei tea, kõik need tavalised agressiivsed mängud, mis tekitavad vanemates hirmu, et mida tegelikult ju kogu aeg on mängitud, küll me mängisime ise ka nõida ja luurekat ja kõike selliseid asju, kus olid ikkagi väga kurjad tegelased. Ja mida me seal mänguteraapia toas lubame igal juhul teha, et mis lasevadki neil ju vaadata maailma seda poolt ka, mis ei ole helge ja ilus kogu aeg ja mille kaudu nad saavad vaadata, mida see tähendab näiteks, kui ma olen kuri või ma teen teisele haiget ja kas ma tahan seda päriselt ka teha. Sest et mängus jääb see kõik alati mänguks. See ei muutu päris kurjuseks, päris agressiivsuseks või päris selliseks pahatahtlikkuseks. Ta on alati mänguline ja võib-olla see mittedirektiivsus annabki seal selle loa päriselt mängida. Mida ma ise olen mõelnud, et võib-olla meil oleks vähem vaja mänguteraapiat, kui lapsed saaks päriselt omavahel palju rohkem mängida. Ma olen seda sama mõtet mõelnud ja olen mõelnud, et miks meil on vaja nagu täiskasvanuid selleks, et need mängiksid ja raha eest lastega mängiksid. Aga me oleme seal, kus me oleme, see aeg on läbi ja olgem ausad, teatud vanuses oleneb, kus see laps elab. Ma lihtsalt mõtlen nüüd, et kus ta elab, mis tema, kas tal on sama vanuseid lapsi näiteks ümberkaudu, on ju. Ma mäletan, meie läksime korterelamusse elama, sinna tulid kõik noored pered, seal oli väga palju lapsi, meil oli kogu aeg väljas kellegagi mängida. Aga nüüd sul ei pruugi seda olla, olenevalt sellest, kus sa elad.
ja kus see laps saab selle võimaluse, noh, lasteaias, aga seal ka ei ole nii palju neid võimalusi, seal no on seal on ikkagi täiskasvanu juures. ja täiskasvanu on juures ja sul ei ole seda enam, et sa saad, on ju, minna suvaliselt kuhugi, ma ei tea, kodu lähedale metsa rändama. Et noh, me oleme liikunud mujale ja nüüd ongi see küsimus, et mida ka ütleme näiteks siis see lapse kodukoht, see linnaruum üldse, mida ta võimaldab selles plaanis, et noh, see on juba nagu selline üldisem küsimus meile ühiskonnana aga me peame selle peale mõtlema, sest et kui me mõtleme selle peale, kus on laste vaimne tervis praegu, on ju, ja kuhu me tahame jõuda, siis noh, tuleb iga tahu pealt seda vaadata, et ma arvan, et sellel on hästi-hästi suur noh, selline panus ja see ei tähenda seda, et see areng oleks kuidagi halb, kuhu me oleme jõudnud, noh, me ei saa tagasi minna, ta lihtsalt on, aga me peamegi küsima, et kas see, kus me oleme ja mis me oleme praegu loonud, on see, mis on laste jaoks hea ja kas lapsed vajaksid siin praegu natuke ka midagi muud või lisaks. Et minu arust seal on see küsimus, aga tead, me oleme nüüd päris palju siin rääkinud. Oleme jah. Ma mõtlesin, et tõmbaks otsad kokku, aga ma tahaks sult küsida ühe see küsimus, ega ma ei tea, kas sa oskad vastata ja ma proovin selle nüüd niimoodi sõnastada, et see arusaadav oleks. Et ütle mulle, mis on, noh, sa ütlesid, et see on, noh, see ongi nagu nii-öelda osa sinust, on ju, et sa ei oskagi, noh, kas võib nii öelda, et sa ei oskagi nagu teistmoodi, on ju, noh, nagu võib-olla ollagi ja mõeldagi seal sellest noh, teraapiast või sellest, nendest väärtustest, mis sa teraapiaruumi viid selle mittedirektiivsuse kaudu, aga kui sa mõtled selle kogu protsessi peale, siis mis on sind aidanud sellel või võib-olla ka praegu aitab sellel teel, et nagu, kuidas öelda, et nagu püsida sellel teel või et ikkagi nagu... Sa mõtled direktiivne, mittedirektiivne? Jah, just, et mis nagu aitab sul sellest mittedirektiivsuses püsida, selle juurde truuks jääda ja seda nagu praktikasse panna? Mul nüüd sähvatas, see ei vasta nüüd su küsimusele, aga kui ma mõtlen, kui mu lapsed olid väiksed, ma arvan, et mis mul nagu aitab seal püsida, on see, et ma olen vist natuke kogu aeg sedasi mõelnud. Et ma olen küll lasteaiaõpetaja, aga mul oli pigem keeruline lasteaias omaks võtta seda, et lapsed peavad jõudma sinna, kus mina tahan jõuda. Või noh, et kus ma nagu olen. Ja ma olen lasknud neil, ma mõtlen enda lastel, ma olen ka lasknud neil väga palju vabalt mängida. Ma mõtlen, et kes või mis on mind mõjutanud, kindlasti see, kuidas mind ennast kasvatati. Tahtsin just öelda, et emapiimaga oled kaasa saanud. Ja ma olen selle kaasa saanud, sest mu ema töötab ka lasteaias ja tema nagu tegutseb lastega päris sarnaselt ka lasteaias. Ja noh, ma mainisin siin enne ilukirjandust, siis minule on tulnud päris paljud, keegi küsib, et noh, et anna ja laste kasvatamisnipp, siis ma loen kas neile Juhan Viidingu neid Nukitsamehe laulu tekste ette või siis lajatan mõne Hando Runneli luuletusega, et kui kõneled lapsega, lasku tema juurde alla peaaegu põlvitajaks. Mingid sellised asjad, et ma arvan, et sa ei saa mu käest seda vastust, mis aitab seal rajal hoida, sest et mind on raske seal teisel rajal vist hoida. Veenda vastupidises. Veenda vastupidises, jah, et mis selles direktiivsuses või mis nagu selles on positiivset, kui ma nõuan lastelt neid asju, milleks nad veel valmis ei ole. See käib ka näiteks igasuguse koolihariduse juurde, et mul ei ole seda hirmu, et lapsed jäävad rumalaks, kui nad kohe praegust ei tee keerulisi matemaatikavõrrandeid. Mul ei ole seda hirmu. Võib-olla see kunagi arengukaardil õpetaja küsis, et mis on teie kodureeglid ja siis ma pidin sinna alla kirjutama, et mul ei tule ühtegi reeglit, meil on väärtushinnangud. Et aga need ei ole kuidagi nagu sõnastatud, need on kuidagi edasi antud ja selleks üheks väärtuseks ongi see, et lapsed võivad vabalt mängida. Ikka, nüüd on nad natuke suured juba, aga ma nii mäletan, kui nad olid väiksed, siis mu lastetoad nägid alati sedasi välja, et uksed olid lahti, siis nad oleks nagu mänguasju välja oksendanud. Sest et neid oli igal pool neid mänguasju, neid voolas ja noh, mind siuke mänguasjade kaos ei ole ka kunagi seganud. Ja ma arvan, et sa ei saa mult seda vastust, et mis mind aitab selle Ei, ma arvan, et ma sain, sest ega ma nagu, noh, ega ma ka moodustasin selle küsimuse niimoodi, et noh, jah, ei, ma ütlen niimoodi.
nagu mänguteraapia ruumis kohane, siis mina võin ju midagi küsida või öelda, aga vastata võib nii Nagu ise tahad ja minna selle teemaga, kuhu ise tahad. Ma olen iseenda peale mõelnud, mina arvan ka, kui ma sind kuulasin, ma mõtlesin, et tegelikult noh, mina arvan ka, et ma olen saanud emapimmaga kaasa teatud nagu asjad ja väärtushinnangud. Aga teine asi on see, et ma sain aru ühel hetkel, mis iganes, kui vana ma olin, ma sain aru sellest, et see, mis on minu sees, mul puuduvad oskused noh, seda nagu täpselt niimoodi praktikasse panna, kuidas ma seda sisemiselt tunnen. Ma mõtlen just seda näiteks, et noh, lastega suhtlemine või kuidagi nagu nendega noh, neile reageerimine, kui nad teevad midagi noh, nii-öelda valesti, on ju, või et ma mäletan enda mõtteid noh, teismelisena, kuna mul oli väike õde ja väiksemad sugulased, keda pidi hoidma. Ja siis, kui ma ühel hetkel siis sattusin koolitusele, kus ma sain aru, et vot see on see, mis annab mulle sõnad, kuidas seda teha. Ja mina olen mõelnud, et mis mind on nagu aidanud sellel teel hoida kindlasti on teadmised, selles mõttes teadmised, et ma ei tea, kas see on hea või halb, aga kui ma midagi kuskil kuulen, ma ei võta seda kui 100% kohe tõde. Ja ma proovin selle oma väärtushinnangutesse nii-öelda sobitada ja siis ma proovin kontrollida üle noh, nii-öelda nagu uurida. Ja kõik, mis ma nagu loen või kuulen või noh, näiteks mingid loengud või koolitused või asjad, noh, ma proovin seda nagu enda väärtushinnangut ja sellisesse võrku sobitada. Ja mänguteraapiaga samamoodi, et ahah, nii on ju, ja siis ühel hetkel hakkad nagu sinna neid niimoodi jupikesi otsima ühest kohast, teisest kohast, kolmandast, siis vaatad, et ahah, oota jaa, see seletab väga hästi lahti, miks see mänguteraapias niimoodi on ju. Ja see ei pruugi üldse olla mänguteraapia-alane mingisugune kirjandus, on ju. Ta võib olla mingi teise valdkonna alane kirjandus või näiteks tõesti on ju, ma ei tea, mingi neuropsühholoogia alane kirjandus või mis iganes, on ju. Et või noh, nagu sina vaata tood teatriteadust sisse, igasuguseid selliseid asju, et ta loob nagu selle tervikpildi ja kõik need asjad on nagu kinnitanud seda minu jaoks. Et siis ma mõtlengi, et noh, minu jaoks üks asi, mis aitab sellel teel olla, ma võiks öelda, on teadmised. Ja see, et otsida ka kinnitust nendele teadmistele. Et noh, võib-olla see tuleb sellest minu enda sisemisest ebakindlusest, noh, mis on minu sees on ju olnud. Et ma ei tea piisavalt, ma ei oska piisavalt, et ja siis otsid nagu seda kinnitust. Ma saan aru, ma vist teen ka seda, et ma nagu, kui ma jälle mingi tüki kuskilt saan, mis sobitub sellesse ja ma mõtlengi, et nagu saagi, et nagu ka mängu laiemalt, et mis see mäng üleüldse laste jaoks tähendab, et siis see nagu kinnitab ka seda, et miks ma tegelen sellega mitte direktiivselt, et miks ma nagu ei suuna seda mängu ja ma arvan, et sul on samamoodi, lükka ümber, kui ei ole, aga ma ise olin, pole hullu, las see koliseb, et ma ise olin väga kõva mängija ja ma mäletan seda mängimise tunnet ja ma mängisin veel päris kaua, mängisin nukkudega ja tead, kui mul 14. eluaastani. Ja kui mul esimene laps sündis, siis ma tundsin, et ma saan edasi mängida. Et see, noh, ma tean, et paljudele vaata see beebiga ei meeldi, sest see on keeruline. Mulle nii meeldis, kui lapsed olid beebid, siis ma tundsin, et ma saan nuppudega mängida, saan neil riideid vahetada, nendega õues käruga käia. Et see mängutunne vist on enda sees ka nii tugev, sellepärast on väga raske seda lõhkuda laste sees, et nagu öelda, et mängimine pole oluline. Mulle meeldib muidu see ka, et mäng on raske töö, et ma saan sellest mõttest aru, aga see on midagi veel rohkemat kui raske töö. Jah, ja teine asi selles mõttes raske töö. Ma ise paneks ta siis, et kui ma kasutaks nagu töö metafoori, siis ma kasutaks just selles mõttes, et kui täiskasvanu, sest tegelikult mina arvan, et täiskasvanul võiks ka töö tegemine olla mäng. Sellepärast, et kui me ei lähtu sellele ja ei lähene sellele mänguliselt, ükskõik mida me teeme, ma ei tea, kaevame kraavi või oleme poes müüjad või oleme õpetajad või kes iganes, siis see töö kurnab, noh,
võib-olla kiiremini ära, on ju, ja meid ei toeta. See võib ka siis kurnata, kui sinu tööks ongi mängimine. Ja otse loomulikult see ei ole lihtne täiskasvanuna mängida lastega nii, nagu lapsed mängivad, sest meis ei ole sellist tungi mängida. Ja ma mõtlengi, et kui sa nagu ei suhtu sellesse ka mänguliselt, et siis see võib ka kurnata, kui see ongi reaalselt mängimine. Jah, just. Ja seepärast ongi mänguterapeut, mis sina teed, sa ainult mängid seal. 100% kogu aeg hoida oma tähelepanu ja tegeleda, see on väga raske. See on see, mis on, vaata, millest Grete Arro räägib, on see pingutus, mis on ebameeldiv, aga mille järgi tuleb see hea tunne, et ma olen hakkama saanud, et see mängus on ka see, sest et nagu Vygotski ütleb, et mängides on laps alati iseendast peajagu pikem. Ja tegelikult mäng peab olema nauditav. Kui me räägime vaata mängust ja mängu definitsioonist, on ju. Et siis ma mõtlengi seda, et võt, kui töö nüüd on see, kui me mõtleme nagu tööd kui sellist asja, et keegi teeb seda, mida talle ei meeldi teha ja vastumeelselt seepärast, et ta peab, siis mina ei kasuta iial mängu metafoorina tööd. Aga kui me võtame tööd kui lihtsalt tegevust, mis väga suures osas täiskasvanute elu nagu täidab, aga see pakub neile ka midagi ja pakub neile väga mitmel tasandil midagi, mis iganes see siis kellegi jaoks on, siis me võime teda mingil määral kasutada, sest et ka mäng võtab niivõrd suure osa lapse elust. Et see on okei metafoor, aga mulle endale kuidagi see töö, see on mingi isiklik teema selle sõnaga võib-olla. Ja ongi, eks igaüks peabki enda jaoks lahti mõtestama, et mäng on väikese inimese töö selles mõttes jah, et kui meie oleme ju niivõrd suure osa oma päevast tegeleme tööga, siis laps peab tegelema niivõrd suure osa päevast mänguga. Aga me ei saa sinna alati töö ja mäng vahele võrdusme. Jah, võib-olla peame seda mõistet natuke laiendama. Jah, just. Kuule, nüüd me ikka jääme lobisema. Jõuame juba järgmiste teemade juurde. Ja me muudkui lobiseme ja teie vaesekesed, kes te siiani vastu olete pidanud, peate kuulama meie filosoofilisi siin mõtisklusi, mis lähevad kuhugi, millest võib-olla arugi ei saa. Aga loodetavasti oleme andnud teile midagi, mille osas kaasa mõelda ja ega mis meil see eesmärk muu ongi. Et kui see nüüd jääb sellel hooajal meie viimaseks osaks, mida ta väga suure tõenäosusega jääb, siis kohtume teiega jälle sügisel, kui kõik on puhkustelt tulnud, pead on täis uusi ideid ja ikka ma hõikan välja, öelge meile või andke meile mõtteid teemadeks, sellepärast et meie ju ei tea, mida teie kuulda tahate. Meil endal on ideid, aga võib-olla mingid sellised asjad, mille osas me võiksime siin mõtteid üksteisega põrgatada, aga mille peale me ei tulegi, nii et julgelt öelge, kirjutage. Laske tuld. Jah. Laske tulla. Jah, kuulge, aga aitäh kuulamast ja kui kuulate meid nüüd vahetult enne siis seda kevade lõppu ja suve algust, siis mõnusat puhkuseaega teile kõigile ja loodame, et kohtume nii, et kõik teie, kes te meid kuulate, meiega oleme välja puhanud ja taastunud. Just.